Hexet, Ameerika Ühendriikide sõjaminister, eemaldas armee staabiülema ametist. See on kõrgeim sõjaväeline ametikoht riigis, mis allub ainult poliitilisele tasandile, nagu skeemilt näha võib. Koos kindraal George O'Randi tagasiastumispalumisega eemaldas Hexet 2. aprillil ametist ka veel 12 kindralit, kes olid temaga mingil moel seotud. Üks neist oli Training and Transformation Commandi juht, mis loodi just äsja ametist vabastatud armee staabiülema soovil. Teine on sõjaväepastorite juht, kes allub alati staabiülemale. Ametike põhjusid pole avalikustatud, kuid see ei ole eriti üllatav. Juba kuid on Hexet eemaldanud või teinud kõik, et sundida kõrgetel juhtivatel kohtadel olevat relvajõudude kindralid tagasi astuma, nagu te skeemilt näete. Kõige tõenäolisemad oletused on seotud erinevate arusaamadega Ameerika Ühendriikide sõjalise jõu korraldamisest, samuti üldisema poliitilise nägemusega. 2025. aasta septembri lõpus kutsusid Hexet ja Trump sõjaväejuhid Quanticosse kokku, et pidada kõne, mille eesmärk oli liita sõjaväelasi väliste ja sisemiste vaenlaste vastu. Sel korral räägiti kaitseministeeriumi muutmisest sõjaministeeriumiks, püüdes sisendada sõjaväelastele uut sõdalase eetost ühiskonna uuendamiseks vasakradikaalide vastases võtmes. Mõnede vaatlejate sõnul püüab Trumpi administratsioon ümber kujundada riiki selle sügavaimate struktuuride nagu armee kaudu. Selle näiteks on need ametist vabastamised, mille eesmärk on premeerida lojaalsust rohkem kui pädevust. Või rahvuskaardi operatsioonid mõnes Ameerika linnas. Quanticos peetud kõnes ütles Hexet, et Ameerika Ühendriigid peavad valmistuma sõjaks ja selle võitmiseks. 6 kuud hiljem, mitte juhuslikult, on nad sõjas Iraaniga, kuid strateegilisel tasandil ei paista, et nad oleksid võitmas. Iraani režiim on endiselt võimul, haavatud, kuid siiski suuteline ise haiget tegema. Samas on Hormuzi väin vaevu läbitav ja energiakriis mõjutab kõiki maailma riike. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.